Ernst läheb kaotsi regulaarselt, igal õhtupoolikul 3:30 ja 6 vahel. Kaubamaja ning ülikooli tänava vaheline haljasala, millega ühegi tartlase peas ei haaku ainustki mälestust. Kalderaudtee, mille tammidel karjatavad Vase tänava mustlased oma hobuseid. Ihaste päranipp, kust võib siivselt linna naasta või ka otse kabina peale keerata. Kesklinna hoovid, milles lumi aastaringi ei sula. Ilmatari ja Võruvälja tänavajupid ja Sirbi kaar, mille tagaaedade kaudu võib hooletu jalg sattuda Via Balticale, Laadoga äärde või Valtsplekist garaaži, kus tegutseb komisjon. Raadi kruusaauk, millesse süvenemise riskid on hindamata. Kurikuulus Läänekallas oma asundustega. 2 raudtee vahelised aiad, millest kord inimelu jooksul õitseb imekaunis Variku põisjalg. Anne mikrorajoonid 1. ja 2, millest mõlemasse on õieti võimalik koduda korraga. Voolu tänav linnast väljapoole vaatavate palatsodega, koera ja hundi ühendusest siginenud murdjatega väravatel, alabastrist ja pääsusitast fontäänidega aedades. Ja sealsamas teed ja trassid, mida ääristavad pärnad ja vahtrad ja kased läbisegi armeeritud betoontulpadega, millel pimeduses süttivad laternad. Vesi, mis jookseb otse läbi linna ja millest üle pääsemiseks on rajatud sillad, üks ots ühel, teine teisel kaldal. Hulk inimesi, kes väljuvad üheaegselt suurest tahukakujulisest hoonest ja pudenevad linna teiste hoonete suunas laiali. Hooned, millest hangitakse süüa, et mitte ära surra. Hooned, kus võetakse karva ja viilitakse küüsi. Hooned, kus istutakse ridade kaupa ja vahitakse tüünelt enda ette. Inimesed, kahesilmsed ja ühepäised, paelaotsas karvased 4 jalaga loomad, vihmad, leitsakupäevad ja lehesadu, seintega piiratud õhk ja torudesse kängitsetud vesi, asfalt, kips ja profiilplekk. Terved kvartalid, mida ei leidu mujal kui väljamõeldistes ning sellised, mida pole neiski. Ja seal, kõige selle keskel, koha ja ruumi hõredas üleminekuvööndis, O. Karlova karstialad ja Veeriku pasunad. Kõikjal on nüüdseks nähtud ahasveerust, igavest Ernsti.